Tere tulemast, head vaatajad kingitus.ee podcasti. Selles podcastis räägime me Kassiaga naistest ja elamustest ja elust üldiselt, nii et alustame juba nüüd. Nii, Kassia, tere! Ja, tere ka minu poolt. Minu nimi on Kassia Shakti Shamattailo. Uus nimi. Pean ennast ikka tutvustama, tegema inimestele teadavaks, kuidas hääldada. Räägi oma nimelugu siis, et kuidas sinust sai, siis kes sa varem olid ja kes sa nüüd oled? Varem kunagi ammu headel aegadel olin Merilin Taimre. Nii veider on seda nime isegi öelda, sest nii ammu pole ma seda nagu kuulnud, pole kuskil nagu ilmsiks tulnud. Et see oli siis nii-öelda sünninimi, aga naised nagu ikka vahetavad elu jooksul nime, mõni Muidugi. Rohkem kui tahaks. Aga minu nimevahetus ei olnud abieluga seotud. Oli siis seotud sellise sisemise kasvuga, enesearenguga ja niivõrd nagu olemuse muutusega, et ma tundsin, et ka mu vana olemine oli seal nimes kinni. Ja lisaks üldse, kui ma olin väike laps, siis ma juba mõtlesin, et issand, see ei ole minu nimi, miks mulle siuke nimi pandi. Ja Shamattailo on mu päris perenimi, et see on siis mu vanaisa nimi. Ja oli siis mu isa sünninimi. See ei ole Eesti nimi? Ei, see ei ole Eesti nimi, et see on Ukraina juurtega. Wow. Ukraina, Moldova, seal kandis liikvel. Ja siis selle ma võtsin täitsa suure uhkusega, et tegelikult ma lapsena juba olin natukene pahur, et miks meie oleme Taimred, sugulast on Shamattailod, et tahaks ka olla Shamattailo, et mulle väga meeldib see nimi ja olen uhke selle nime üle. Ja siis Kassia Shakti jõudis minuni, esmalt Kassia, siis ma tundsin, et miskit tuleb veel, ma ei tea, ma olen hästi intuitiivne inimene, nii et ma tunnetasin seda. Ja kui tuli veel Shakti ka, siis ma teadsin, et ja see ongi minu uus nimi, ma lihtsalt tean seda. Ja tänaseni ma pole kordagi kahtlustki olnud, ma kohe vahetsin passis nime ära, et nagu ma olengi reaalselt, et see ei ole lihtsalt mingisugune imago nimi, et see on minu tõeline nimi. Ja Kassia on siis nagu tuleneb Hiina kaneelist, mis tähendab selline vürtsikas magus, nagu kaneel on, nagu olen mina. Selline kergelt spicy, aga samas süke armas, ma tahaks arvata. Ja siis Shakti on tegelikult, enne kui ma üldse joogaga hakkasin tegelema, mul polnud õrna aimugi, et Shakti tuleneb joogast ja tantrast. Et Shakti on tegelikult hinduismi siis naisjumalanna nimi. Et kõikides naistes on Shakti ja kõikides meestes on Shiva. Et see on siis süke ülim naiselikkus, jumalannalikkus naistes nagu. Ja see nimi kuigi, ma ei kujutanud üldse, et see on hinduismiga seotud või üldse jooga ja tantraga, et praegu kuna ma õpin joogat, nüüd ma olen lõpetanud juba, aga nende õpingute käigus ma sain teada, mu nimi on ka seal. Et see on küll Sha, aga mina olen SH Shakti, aga ikkagi jah, nagu süke väga väge täis nimi on. Ja siis iga kord, kui ma ütlen oma nimes, ma ka kohe tunnen, kuidas see vägi nagu justkui tärkab minu sees. Aga kas su elus siis juhtus mingi suur asi, et kus sa nagu said aru, et sa ei ole enam see vana, et sa tahad nagu uueneda või mis see nagu ajendas seda muutust? Jaa, ta tegelikult toimus nagu aastate pikkuselt, et see, kes ma olin kuni aastani ütleks süke 2019, et ega muutused ei tule üleöö, me kõik teame, vaid eneseareng on pidev ja see enesearengu protsess sai nagu sellise kiirema käigu sisse siis 2019. Aastal ja aastaks 2021 ma juba tundsin, et appi ma olen nii teine inimene, et see vana mina, kõik need vanad inimesed mu ümber kõik kukkusid ära, mu huvid muutusid, mu kõik mõtteviis muutus, kõik muutus, karjäär tegi suure muudatuse ja siis ma lihtsalt tundsin, et nagu see vana nimi on nagu ankur, mis hoiab mind tagasi. Et tahtsin hoopis seda päästerõngast taas pinnale saada, nii et nimi oli ka süke viimane vahetus, et üldse hästi palju muudatusi toimus elus, lasin hästi palju asjadest lahti. Ja ma arvan, et lahti laskmine on süke kõige võimsam vägi, mis meil tegelikult on, mida liiga palju kardavad kasutada, hirmus siis jääda ilma ja mitte saada tagasi rohkemat.
Aga kas sa kaotasid ka midagi või ainult võitsid või kas sul nagu, kuidas inimesed su ümber käitusid, kui sa ütlesid, et ma ei ole enam nüüd Merilin, et kutsuge mind nüüd Kassiaks? Ei toimunud midagi nagu selles mõttes, et see oli lihtsalt siuke minu enda protsess, et keegi ei tulnud ütlema, et su vana nimi meeldis mulle rohkem, davai, tšabaka. Aga no eks perekonnale korra šokeeriv oli, aga kuna võtsin ikkagi perenime nagu perekonnanimeliselt, siis see oli kindlasti paljudele väga nagu rõõmudav uudis. Aga eesnimi eks emale, isale ikka on nagu me panime sulle selle nime ja et sa oled ju meile alati selle nimega olnud. Aga nad said aru, et see ei olnud nagu kuidagi läbi vaenu, et ma tahan perekonnast lahku öelda, vastupidi, ma ju võtsin ikkagi perenime. Et nad ei võtnud seda isiklikult, see ei olnud isiklik ka. Nii et selles mõttes see ei muutnud nagu selles mõttes midagi, lihtsalt minu enda jaoks, enda tunnetus. Aga jaa, ma arvan, et kui me ei ole valmis asjast lahti laskma, kui me ei tekita tühimikku oma ellu, kui meie kapp on täis, me ei saa uusi riideid sinna sisse panna, nii et igasugune elumuutus vajab kaotust. Ja lihtsalt kas sa kaotad läbi hirmu või läbi armastuse, et ka need inimesed, kellega meil teed kasvasid lahku, ma ei tunne, et see oleks nagu kurb kaotus, sest nad jäävad alati mu südamesse, neil on koht olemas, nendega on mälestused loodud, neid on õpitud midagi, nii et sealt on nagu alati ilus edasi minna paremate ja nii-öelda sellel hetkel paremate suhete juurde. Okei. No see teekond tundub nagu väga põnev asi, mida ette võtta. Ma arvan, väga paljud mõtlevad, tegelikult ma ei tunne, et see oleks mu nimi, aga samas ei julge nagu seda muutust ka teha, et väga julge sinust. Aga räägi oma tööst, et töö on sul siis enam, sa oled nagu nii-öelda influencer on ju, et kas sa teed veel midagi ja kas see on ka nagu siis muutunud sinu selle nimevahetuse, identiteedivahetusega või see on nagu enam-vähem samaks jäänud? Oi, ma teen palju erinevaid asju, aga töö tegi ka suure transformatsiooni läbi, et enne ma mitte otseselt identifitseerinud ennast sisuloojana, aga lihtsalt see oli hästi peamine töö ja ma kuidagi olin hästi kinni jäänud oma vanasse brändi, milleks oli siis Paljas Porgand, et ma tundsin ka selle aegselt sai tegelikult aastaid tagasi läbi, kus ma siis, mul olid erinevad assistendid ja me pidasime sõjaplaani maha, et kuidas nüüd seda muudatust teha, et kuidas jätta alles lugejaid, sest mul oli ikkagi nii suur lugejaskond, nagu 10 000 eestlasi, eriti naisi. Ja ma olin ju nii suure brändi loonud ja enamik inimesi ikkagi oli mingil määral sellest kuulnud ja nende jaoks oligi hästi oluline, et me ei laseks lahti sellest kõigest, et püüaks neid kõiki kaasa kuidagi võtta ja seda tehtud tööd mitte nagu raisata, aga mulle endale tundus kogu aeg, et see hoiab jälle kinni, see on nagu mingist vanast asjast kinni hoidmine, see on nagu läbi hirmu tegutsemine, et ma kardan, et ma ei saa enam kunagi midagi sellist saavutatud. Ja me nägimegi, et see ei õnnestu, et ei ole mõtet siin kahe asja vahel nagu shiftida, et see on niisugune poolkõva töö mõlemalt poolt. Ja siis assistentidega läks ikka teed lahku, sest ma tundsin ikkagi, et keegi ei suuda teha seda, mida mina tegelikult suudan nagu oma brändi väljaandes teha, et võõra inimese nagu see käekiri on ikkagi võõras minule. Ja siis ma lõingi ise täiesti, vahepeal oli siuke vahepealne bränd, aga ma otsustasin ikkagi luua ise täiesti uue omanäolise brändi ja see bränd tegelikult ei olegi otseselt enam nii bränd, see on jällegi nagu pigem personaalbränd, ehk siis mul ongi lihtsalt kõik minu enda nime alt Kassia Shakti. Et kuna see nimi on juba nii väga täis, siis miks mitte seda sama nime ära kasutada ja inimestesse ka juurutada rohkem minu uut nime, sest ikka vahepeal keegi kirjutab mul Instagramis, et hei Merilin, sa mingi tegelikult juba 2 aastat Kassia, aga okei, et pole hullu. Aga kas mingid jälgijad tulid ikkagi sul üle, et sa vahetasid lihtsalt kindlasti, nagu konto nimesid või sa tegid täiesti uue konto? Ei, ma vahetasin konto nimesid, sest mul oli hästi pikk see aastate pikkune ka üleminekuperiood, kus mul oli hästi palju rääkisin oma kasvust ja jagasin nagu kogu oma teekonda, et seda kustutada ma ka ei tahaks, sest ma arvan, et seal on väga palju väärtuslikku infot inimestele. Ja siis praeguseks ma tegelen, sisuloome on mu igapäevane töö muidugi, aga jooga on täpselt samamoodi sinna kõrvale tekkinud. Ma ei kujutata, kus ta nüüd niimoodi tekkis, aga ta tuli ja ta jäi ja ta suureks sai, et igapäevaselt tegelen siis ka joogaga ja mul on oma joogavideote platvorm, kus ma jagan siis online joogavideoid, et inimesed,
kes siis koroonaga harjusid nii ära, et ei taha enam sweatpantsi jalast ära võtta, siis ei peagi seda tegema. Ja ei pea kuhugi stuudiosse kohale keksima, et saab seda täiesti kodus interneti vahendusel teha. Et siis tegelen sellega ja pideva enesearenguga, et võtan igasuguseid koolitusi ja lihtsalt nagu mulle nii meeldib endaga tegeleda. Et see ei ole nagu otseselt mu töö millegi nimel, aga ma alati jagan nagu igasuguseid suuremaid võite, õppetunde inimestega, et kuna ikkagi sisulooja suurim väärtus on tema jälgijaskond selles mõttes, siis see on ka minu töö selles mõttes, et see ikkagi kasvatab ka minu jälgijaskonda ja annab minu jälgijatele midagi tagasi. Ja muidu ma lisaks tegelen ka investeerimisega, kinnisvarasse näiteks ja aktsiatesse, et mul on portfell olemas, millega praegusel ajal me teame, et kellelgi vist väga hästi läheb. Nüüd hakkas tõusma jälle. Ja parem oleks, et hakkab, et ma muidu pean minema ja tagant utsitama. Aga jah, sellised toimetamised, ma arvan, et see on nagu siuke piisav äkki. Aga mis sind ennast nagu inspireerib ja sütitab? Tead, ma arvan, et kui me tegelikult meie suurim ressurss on ikkagi see, mis tuleb seest poolt. Hästi paljud otsivad seda väljaspoolt, et kuulata motivatsioonikõnesi, minna kuskile, ma ei tea, inspiratsiooni mingile asjale, et saada kuskilt jälle mingit tõuget, aga kui me oskame leida enda seest selle tule, mis meil on, et tegelikult siin päikesepõimikus on meil täiesti tugev loov energia olemas, siuke suur tuli, mis sisemiselt tahaks põleda, aga kui meie tšakrad on hästi jooga baasile üle, et kui meie tšakrad on ikkagi kinni, mis tähendab üldse meie energiakanalid lihtsalt on blokeerunud, mida põhjustavad igasugused erinevad traumad ja hirmud ja ühiskonna mingisugused surve, mis me võtame enda kanda. Ja kui me blokeerime ennast ära, ükskõik kas me võtame seda siis läbi tšakrate või lihtsalt oma energia on blokeeritud, siis ega me ei saagi seda sisemist tuld, meil puudub ligipääs sellele ja siis arvatavasti mingisugused momendid äratavad selle meis, aga see on hetkene. Ja kui me suudame selle tule äratada nii, et meil ongi põhimõtteliselt ise puid alla viskav kamin kodus olemas, siis kodu on kogu aeg soe, me ei pea käima ja sinna kogu aeg viskama läbi mingisuguste koolituste asjade seda tuld alla. Et minu tuli tuleb minu enda seest, et ma ei otsi päriselt ka inspiratsiooni ega motivatsiooni mitte kuskilt mujalt, et ma ei kuula selleks teatud asju või ma ei tea, ei tee hommikul 10 kükki, et saada energiat sisse, et nagu jah. No mida sa soovitaksid nagu inimestele, kes ei tunne seda tuld, kes ei suuda nagu ise ennast motiveerida ja ei leia nagu seda nii-öelda eesmärki enda seest, et kus nad peaks alustama? Alustama peaks sellest, et mõtlema välja, mis on need igapäevased tegurid, mis mind alla tõmbavad, et mis lükkavad mind eemale sellest tulest, mis ma olen, mis mu sees on. Kas need on siis mingid negatiivsed asjad või kuidas? Selles mõttes, et see võib olla ka positiivne asi, näiteks inimesed, kes kaotavad ennast suhtesse ära, et nad isegi kui on mega tore suhe ja kõik nagu toimib, kõik on nii lahe ja lapsed ja pere, siis sa ei saa öelda, et lapsed ja pere on negatiivne, aga kui sa kaotad ennast naisena, mis on kahjuks ma ütleks reaalselt 75% emadest kaotavad ennast ära ja kui nad tulevad sealt välja, siis nad on, et appi, kes mina olen, ma ei mäleta enam, kes ma olen, ma ei mäleta enam, mida ma tahan, mul ei ole enam sõbrannasi, mul pole sõpru, mul pole hobisi, mul pole tööd, mul pole mitte midagi peale mu laste ja pere. Et näiteks ma ei ütleks jah, et pere või laste saamine on negatiivne, aga oluline on lihtsalt see kogus, kui palju me midagi saame, et kas me kaotame ennast sinna sisse ära või me leiame selle momendi, kus me saame iseendaga ka olla. Ja neid momente tegelikult tekib ja kui ei teki, on vaja tekitada. Ükskõik, sa ei saa mitte kunagi enda arvelt võtta, sest kui sinu tass on tühi, siis sa ei saa kellegi teise tassi täita. Ja lapsed, kui kasvavad kodus üles, kus mõlemate vanemate tassid on tühjad, üks siis rügab tööd, teine rügab kodus, siis ka nemad ei õpi enda aega väärtustama, ka nemad ei õpi endaga kontaktis olema. Seda rõõmu ja tuld enda seest leidma. Et jah, kõige kergem on alustada sealt, et mõelda, mis on see, mis lükkab mind endast eemale ja kuhu tõmmata piirid, kust leida aega juurde ja see on nagu siuke kõige basicum ja ilmselgelt sellega jõua päris kohale, sest see teekond on muidugi palju pikem ja palju spetsiifilisem, aga ka näiteks jooga, sest jooga annab sulle aega iseendale, kus sa saaksid keskenduda täpselt endale ja kui sa teed sellist meditatiivset jooga, mis tegelikult jooga on meditatsioon ja need asanad, need harjutused seal on lihtsalt nagu füüsiline osa joogast, et jooga tegelikult on ju
enda sisse pöördumine, enda jumaluse leidmine, enda tule sütitamine, et see ongi jooga. Et kui sa leiad aega sellega tegelemiseks või kas või ainult meditatsiooniga, siis seal samamoodi toimub pidev selline enda sügava energia äratamine. Mis on need asjad, mida sina teed, et oma nagu tass täis hoida? Kusjuures seal, kui ma varem oleks lihtsalt toonud välja mõned asjad, siis tänaseks ma olen leidnud sellise ägeda retsepti, et kui me tegelikult tahame midagi ägedat teha, mingit kastet või mingit rooga, siis seal ei ole kunagi seda ühte kindlat koostisainet, et lihtsalt see üks koostisaine võib-olla teist natuke lisaks ja ongi olemas, vaid seal on hästi palju erinevaid asju, natukene siit vürtsi, natukene siit suhkrut, natuke siit soola. Ja kui me võtame elu kas räägid karrist? No näiteks või kas või soolakaramell, nii äge asi, aga see sool seal magusa juures annab nagu selle efekti. Ja kui me leiame elus samasuguse retsepti enda jaoks, siis ma arvan, et eluvõlu ja õnnevõlu seisnebki selles, et me ei tee lihtsalt ühte asja, mis meile väga meeldib. Ei ole nii, et aga ma ju iga päev teen joogat, jooga teeb mind õnnekuks, aga ülejäänud muu nagu sellel pole üldse vahet. Vaid kui me mõtleme, et igapäevane liikumine, keha füüsiline, siis keha füüsilise keha hoolitsemine, füüsilise keha eest hoolitsemine, issand jumal. Et olgu see siis näiteks liigutamine, olgu see jõusaal, olgu see tantsimine, mis iganes asi, siis vaimu eest hoolitsemine iga päev. Kas siis olgu see meditatsioon, lugemine, lihtsalt oma mõtetega istumine, rahu ja vaikus momendiks või sõbraga rääkimine, mis iganes annab su vaimule energiat, siis toitumine, et iga päev sa valid kas või ühe tervisliku toidu, kas või olgu see hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök või olgu need kõik 3 või väiksed snäkid, et need on tervislikumad vahepeal, kui nad tavaliselt on. Puhta vee joomine, siis alkoholi suitsetamisest hoidumine, et see ei tähenda, et sa iga päev seda pead tegema, aga et piisavalt paljudel päevadel sa järgid mingisuguseid reegleid, et sinu erinevad need retsepti osad saaksid täidetud. Et see ei ole lihtsalt see, et ma teen nüüd iga päev seda asja ja siis ma olen õnnelik, vaid ma teen seda. Kas või 10 minutit igat ühte, aga kui sul on igapäevaselt kaetud teatud need sammud, siis sa oled pidevalt seal trepi üleval. Et varem ma võtsin ja niimoodi, et ma iga päev teen seda ühte asja ja siis ma olen õnnelik, aga ma kuulasin ühte ülihead oli see podcast või lihtsalt intervjuu, kus Matthew Hussey, kes on siuke relationship coach, ehk siis siuke naistele suunatud suhte mentor nii-öelda. Et tema tõi selle kuidagi välja ja kui ma hakkasin mõtlema, et issand on küll ja nii, et ma arvan, ma seepärast olengi nii õnnelik inimene, ma päriselt täna mul on aega seda kõike teha, et võib-olla kui ma olen ka ema, mul on 10, ma ei tea, põnni kuskil, nii palju kunagi neid ei tule, siis jah, arvatavasti nagu see on rohkem aega nõudvam ja rohkem pead seda panust andma, et tekitada seda aega, aga täna mul on lihtsalt kuidagi, et ma reaalselt leiangi aja, et ma toitun tervislikult 90% päevadest, joon palju vett, liigutan oma keha, tegelen oma vaimuga, iga päev ma räägin mingi sõbraga, tekitan selle connectioni, et hästi oluline isegi tänapäevases internetimaailmas on just see sideme loomine. Helistad emale, helistad isale, helistad sõbrannale, lähed kellegagi jalutama või kas või kui see toimub interneti teel, aga sa tekitad selle connectioni iga päev. Et jah, või mingi väike kingitus endale või et ma täna iga päev koristan natukene kodu, et kodu on natukene puhtam minu jaoks. Nagu sellised, kui sa leiad enda need väiksed 5-10 asja, siis sa oled õnnelik inimene, kui sa neid täidad. Hakkasid siin rääkima suhetest ja sõprusest, et sa oled hiljuti väga palju rääkinud, et sa oled nüüd vallaline. Ei tea, kas ma just väga palju olen rääkinud, ma arvan, et see kuidagi võib-olla peegeldub niimoodi, et ma ei tahaks arvata, et ma olen väga palju rääkinud. Aga räägi nagu oma sellest teekonnast ja mis sa oled nagu nüüd õppinud või avastanud, et ma tunnen, et hästi palju on nagu ühiskonnast seda, et sa pead olema kellega suhtes ja kui sa ei ole, siis on midagi viga sul või et nagu, et kuidas sina nagu endas peegeldad seda ühiskonna nii-öelda normi? Jah, ühiskonna norm on üldse tingimuslik armastus ja ühiskonna norm on ka see, et sa vajad väljaspoolt ennast kogu aeg midagi, et olla õnnelik.
ja sellest see ka tuleb, et üksinda sa ju ei või olla endas kindel ja rõõmus ja endale kingitusi pakkuda või ma ei tea, lihtsalt olla, et see on pidev selline püüdlemine millegi rohkema poolt, kui sina ise oled, mis on minu arvates väga vale ja katkine suhtumine ja isegi kurb seepärast, et meis endas on kõik tegelikult olemas, kui me pidevalt vajame kellegi armastust või kellegi heakskiitu või me pidevalt tahame kellelegi midagi pakkuda, ka need people pleaserid ehk siis kuidas eesti keeli võiks öelda, et inimeste, need, kes püüavad kogu aeg meeldida teistele inimestele, kes annavad endast ära, et saada midagi, et see on saanud tänapäeval nii tavaliseks, sest meie väärtus sõltub sellest, kuidas teised inimesed meid näevad, meie väärtus sõltub sellest, kes mind valib, et enam ei ole see, et ma tunnen ennast väärtuslikuna, seega ma olengi väärtuslik või nagu sa ei pea isegi ennast tundma, sa pead teadma, et sa oled lihtsalt väärtuslik, me kõik oleme. Et jah, see on kahjuks siuke katkine suhtumine, et ma arvan, et pigem olla üksi õnnelik, kui natukenegi vähem õnnelik suhtes, sest suhe tegelikult peaks olema ühine teekond, kus mõlemad osapooled on iseseisvalt õnnelikud. Ja kui nende teekond ühtib ja nad suudavad seal juures õnnelikud olla, siis olge suhtes, jumala eest, miks mitte, me tegelikult inimestena oleme sotsiaalsed loomad, meile meeldib olla kellegagi koos, jagada teekonda, pluss suhe on alati kõige suurem enesearengu viis, et sealt tulevad suurimad õppetunnid ellu, et alati läbi suhtluse. Üksinda sa võid istuda nagu Tiibeti munk ja tegeleda siis meditatsiooniga, aga tegelikult nagu elu õpetab meid läbi suhete. Et kahjuks ja inimesed tihtipeale valivad hoopis selle variandi, et nad pole nii õnnelikud, aga suhe ju teeb mind õnnelikuks ja ma ei lase sellest lahti. Kuigi nad ei näe, et tegelikult õnn peaks tulema nende enda seest ja kui nad üksi pole õnnelikud või isegi suhtes pole õnnelikud, siis vastus peitub ikkagi enda sees ja suhtest väljaspool. Aga mis on need asjad, mis sa oled nagu kaasa võtnud sellest eelmisest suhtest, et mida sa enne võib-olla ei teadnud ja nüüd tead? Wow, seda oleks nii palju, sest see oligi täpselt see aeg, ma ütlesin, et mul toimus see suurim muutus 2019 sai nagu hoo sisse, et me läksime kokku 2018 keskel ja temaga koos saigi nagu see hoo sisse, et seal suhtes hakkaski mu suurim vaimne areng ja pihta, kõige valusamad õppetunnid ja just siuke enesearmastuse, et ma olin tegelikult juba ammu teel enesearmastuse poole, ma tegelikult arvasin, et ma nüüd armastangi ennast, aga ma ei pannud tähele, et ma olin hästi tugevas suhete sõltuvuses, liikusin ühes suhtes teise ja jah, et ma armastasin ennast väga tingimuslikult, et kui need tingimused on täidetud, siis ma olen õnnelik ja siis ma armastan ennast ja siis ma jagan ka enesearmastuse nagu nippe ja värke. Aga täna olen ma jah jõudnud kohta, kus enesearmastus on osa minust, nii et isegi kui mul on kõige raskemad hetked, päevad, siis see ei näe välja sellena, et ma nutan, et ma ei ole seda ja ma võiks olla enamat, vaid vastupidi nendel rasketel momentidel, nüüd ma hoopis kallistan ennast, räägin endaga, et nii kahju on näha sind sellisena ja kõik saab korda, kõik saab paremaks, et tea, et mina olen alati sinuga. Isegi kui sul on elus praegu raske, et see on nii teistmoodi, kui see oli jah varem, kus nagu halbadel hetkedel ma ei olnud enda jaoks olemas ja täna ma olen, et need õppetunnid sinna on olnud ikka, neid on jah lihtsalt nii palju erinevaid, et raske oleks siin isegi kokku koondada, aga jah, see lõpu siis teadmine, mis ma sealt sain, oli see. Okay. Kõlab nagu su vaimne areng on olnud nagu meeletult suur viimased nagu 3-4 aastat, et ma räägin, ma pidin nime muutma ma ei tundnud ennast ära enam selle vana nime alt. Aga kas sa võiksid öelda ka, et selles suhtes oli nagu midagi positiivset, et see nagu ärgitas sind või tahtis sul olla nagu sinust ei, see oligi, see kõik ongi positiivne. Et see kõik oligi positiivne, et jah, kõik need õppetunnid, mis ma sain selles mõttes, et kõik valu ja värki on alati positiivne, seepärast, et läbi ebamugavuse me kasvame. Mugavustsoonis arengut ei ole, et sa võid proovida, käia iga päev ühe laua taga tööl, teha iga päev ühte sama asja. Sul ei ole väga CV-sse midagi hiljem juurde kirjutada, et sa oleks ühte asja ainult teinud. Et samamoodi ka eluga, et vahetada neid kontoreid, vahetada neid tööülesandeid, vahetada rolle, et
elus samamoodi käib õppimine läbi valu, higi ja pisarate, aga tegelikult ka need kõik on olnud päriselt positiivsed, ma näengi lihtsalt, et see valu on minu sees, ega elu ei ole valus. Teine inimene ei põhjusta meile valu, teine inimene on tema ise ja see, kuidas me teda võtame või temast tulenevalt mingisuguseid situatsioone näeme, see on kõik meie filter, meie siis perception nii-öelda elust. Ja kui sa näed, et see filter ei tule sulle kasuks, siis hakkad lihtsalt seda filtrit muutma endale sobilikumaks. Et seda ma õppisin ka, ma tegelikult õppisin aastaid tagasi, aga just hiljuti ma käisin ka NLP koolitusel. Ja seal ka tegelikult õpetakse neurolingvistiline programmeerimine on selle nimi, kes tunneb, et ta ei tule oma sisemiste teemonitega toime või ta filtrid on veits paigast ära või ta näeb elu kuidagi negatiivselt või läbi mingisuguste traumade, siis näiteks läbi neurolingvistilise programmeerimise on võimalik neid siis väga teaduslikul moel eemaldada, muuta, moondada endale sobivamaks. Endale nagu see on nagu mingite masinatega või see on lihtsalt sa kuuled? Ei sa võid minna elektrimasinalle ka loota, et kärssab välja see oli väga halb nali. Aga ei, see on jah nagu teadlik endaga rääkimine, ära tundmine, et okay. Siin on minu traumaaju, siin on minu lapsepõlve trigger ja siis lihtsalt tunned ära, tekib see teadlikkus, sest muidu me paneme ju automaatselt, meil puudub igasugune teadlikkus, kui me käitume läbi filtrite ja läbi traumade. Et sa näed, et see on see osa ajust, kes oli lapsena, jäi üksinda koju, ema läks ära ja kartis, et ema ei tule kunagi tagasi, see on see hülgamistrauma mul, mu kaaslane ei vasta telefonile, ta ei ole koju tulnud, ta pidi ammu koju tulema ja ma lähen vihaseks. Miks ma vihaseks lähen? Ta on omaette indiviid, ta võib tulla koju, millal ta tahab, aga miks ma vihaseks lähen? See on see trauma jälle, see, kus emme ei tule koju. Ja nüüd ma projitseerin seda oma kaaslasele. Et igasugused sellised asjad, aga see moment, kui sa saad aru, see on see, siis kohe ta lahustub ära, seepärast, et su teadlikkus tuleb mängu, kes on palju targem kui need trauma katkised pisikesed sinad, kes su sees on peidus, need nii-öelda varjupooled. Et siis sul on juba, sa saad võtta endale erinevad sammud ette, kuidas siis seda ümber rääkida enda peas ja paned tähele, et see tegelikult järgmine kord see hakkab käima aina kiiremini, kuni lõpuks on ta üle kirjutatud lihtsalt, et sul tuleb automaatselt juuda siis on midagi teha, miks ma peaks vihane olema. Kas sa enda puhul oled ka nagu pannud tähele, et mis su nagu mingi trigger võib olla mingis situatsioonis, aga see on hoopis nagu minevikust pärit, et oled sa nagu täheldanud, et et ma näiteks saan vihaseks kellegi peale, aga tegelikult see on hoopis mingi mineviku trauma, et oled sa nagu pannud kokku? Ilmselgelt näiteid on kõige kergem enda pealt tuua, nii et see sama hülgamisteema. Okay. Väga ehtne näide oma elust, et väga raske on koha pealt niimoodi välja mõelda midagi muud. Et mul oli see hülgamis õppetund kõige tugevam läbi aastate ja sealt ma varem arvasin, et mina olengi inimene, kellele ei meeldi, kui hilinetakse, mis tegelikult on ka nagu, kellele meeldiks on ju oodata, aga enam ma ei saa nagu vihaseks, ma ei tunne ennast väärtusetumana, sest mul tekkis alati siuke mitte armastatud ja väärtusetu tunne, et kui näiteks kaaslane ei sõpradega kauem välja, et just siis, kui keegi oli lubanud, ma tulen see kell koju, sest mul oli kunagi vanematega just see, et kui neil lõppes töö, ma teadsin, mis kell lõppeb, ütlesid, et me hakkame sõitma, aga nad tulid hästi pikka teed koju. Käisid võib-olla siis veel poes ja siis äkki tuli mingi viimane töökõne sisse ja see, kuna ma olin hästi palju lapsena üksinda, siis ma nii ootasin ju neid koju ja ma lugesin minuteid ja lastel on ju ajataju hoopis teine, nende jaoks on iga minut, nagu meil on umbes, meil on tähendab 1 minut, nende jaoks on see juba 15 minutit, on ju. Et ja mäletan jah, kuidas ma siis nii ootasin ja kui kurb ja ma tundsin, et ju siis töö on tähtsam, ju siis mis iganes see kõne on tähtsam, see inimene, kellega oldi kõnes, et ma kuidagi seadsin oma väärtus ja armastustunde sinna, sest ega vanemad ka ju ei teadnud varem, laps ei oska ju kommunikeerida ka oma tundeid nii hästi, et ma ei süüdista üldse oma vanemaid, sest see on väga tavaline, lihtsalt sa õpidki nagu vigadest, kus vanem ei oska tulla koju öelda, et mul on nii kahju, et sa ootama pidid. Tea, et ma armastan sind ikka täpselt sama palju ja tea, et see ei ole kuidagi sinu väärtusega seotud, et sa oled ikka sama väärtuslik. No vanemad ei oska tihti peale lastega niimoodi rääkida ja ta ei tea, et see mõjutab laste nagu alateadvust.
ja jah, sealt tekkiski mul siis siuksed hülgamistraumad hästi tugevalt või kui mind unustati lasteaeda. Noh, tema pidi minema järgi või siis tema, kõik teavad, see keegi läheb järgi. Ja siis lasteaed juba pannakse kinni ja ma ootan õues kasvatajaga ja siis kasvataja mingi, kas sind unustati ära ja see teadmine, mind unustati ära. Ju siis mind ei armastata. Et laps võtab ju kõik, laps näeb, et tema vanemad on perfektsed. Laps näeb üldse, et maailm on perfektne ja laps teab, et tema on perfektne. Ja kui miski hakkab kallutama seda, et ta saab aru, et aga ju siis mina ei ole perfektne. Ja lapsed panevad hästi palju süüd endale ja sealt tekivad igasugused alaväärsuskompleksid juba noores eas. Et vanemad on ju nende jumalad. Elus ei saaks süüdistada ju vanemat, on ju. Kuidas sa selle triggeri nagu enda sees nagu ära switchisid, et see enam ei triggerdaks sind, et mis sa tegid nagu? Läbi teadlikkuse, et kui ma üldse hakkasin enesearenguga tegelema, ma lugesin nii palju raamatuid, nii palju igast koolitusi ja YouTube'i pinchisin läbi, et mul olid kindlad vaimsed nagu õpetajad ja siuksed eestkostjad, keda ma hästi palju kuulasin, kes ühtisid nagu minu arusaamaga, et ma ei võta kunagi kellegi tõde enda tõe pähe, vaid ma lihtsalt tahan katsetada igast erinevaid nagu autoreid siit ja sealt ja nagu leida enda seda tõde. Ja siis hästi palju räägitakse lapsepõlvest ilmselgelt, et kui ükskõik mis terapeudi juurde sa lähed, ta ütleb ka kohe, see on su lapsepõlvetrauma, on ju. Et ma sain aru, et mul on see ja nägin kohe ära, kus see on mul tulnud, sest ma panen tähele, et see tunne, kui sa oled selles momendis, et nüüd ma tunnen seda tunnet, ülilahe on minna sinna tunde sisse, mitte olla, et ma olen nii vihane ja ma elan seda nüüd välja, mis on juba mitte probleemi endaga tegelemine, vaid see on juba siis välismaailmas projitseerimine, see on nagu juba siuke peegel rohkem. Et aga kui sa lähed sinna tunde sisse, hüljatud, nii veider, mis tunne mul on tunne, et ta ei tule kunagi tagasi, mul on tunne, et ta jättis mind täitsa üksi, mul on tunne, et ta ei armasta mind. Millal veel ma olen seda tunnet tundnud? Lapsepõlves ma mäletan, vanematega oli see tunne, miks ma tundsin seda tunnet ja sa näed ja lähed tagasi ja näed, et issand, nad lihtsalt jäid hiljaks või nad läksid poodi sulle midagi hoopis ostma või siis jah, võib-olla unustasidki ära. Aga jah, sa nagu lähed sinna sisse ja sa näed seda reaalsus seal taga ja kui sa nagu suudad korra astuda emotsiooni taha, ennast sinna, sealt välja näha, et mina olen siin, emotsioon lasta möllab, ma vaatan pealt, mis ta teeb. Ja ma võingi tunda neid tundeid, ma võin lasta välja, kui ma tahan nutta, okei, ma siis nutan, aga see ei aita, kui ma seda välja nüüd projitseerin ja hakkan teisi türanniseerima selle tundega. Ja mida rohkem sa suudad sinna tunde taha minna, siis lõpuks ongi nii, et niipea kui see tunne kerkib, siiamaani mul tuleb hüljatustunne korra sisse, aga ma tunnen, et negatiivne emotsioon, et ma ei ole, negatiivne emotsioon ei tule kunagi armastusesse, tuleneb mingist hirmust või traumast või valust või vihast. Negatiivne emotsioon, okei, ma tahan näha, mis seal taga on. Ja siis ma lähen kohe sinna taha ja ma lihtsalt vaatlen seda. Väga äge siuke shadow work on ju. Ja just shadow work on selle nimi. Okei, räägiks äkki naiselikkusest, naiseks olemisest. Sul on kindlasti mingi omad arusaamad või vaatepunktid, et kuidas sa ennast naisena nagu toidad? Ja kui ma alustasin oma blogiteekonda ja kõike, siis ma mõtlesin, et või isegi varem, kui ma olin 16, 13, ma arvan isegi, ja kui ma hakkasin tööl käima, siis ma tundsin, et ma ei taha kunagi kellestki sõltuda ja minust saab see iseseisev naine. I don't need nobody oli mu siuke moto lausa, ma ütlesin alati poistele, et ma ei taha teid, ma saan üksi hakkama, ma olen nii võimas naine. Ja siis poisid tahtsid nagu veel rohkem. ja just. Ise kukkus kogu aeg suhetesse, tegelikult elu näitas, et polnud päris nii, see oli minu see valu siis kate, siuke mask, mille see valus üksinduses, hüljatustundes olev noorem mina siis oli loonud, et me alati loome endale, kui näiteks on macho mehed, kus see tuleb, tegelikult nad on väga katkised, siuksed õrnad poisid, kes vajavad emme armastust või issi armastust ja siis nad on, et ma nüüd pumpan ennast hästi suureks ja mina on alfa üsone, tegelikult on hullud beetad seest, on ju. Õnneks mehed ei vaata, muidu oleks nii triggered, jumal hoidku. Et ma ei ütle, et nüüd kõik mehed, kes jõusaalis käivad, absoluutselt mitte. Lihtsalt need, kes püüavad väliselt hästi kompenseerida mingisugust asja seespidiselt. Et me kõik teame ütlust, et mida suurem auto, seda
Yeah. mis ka ei vasta otseselt tõele, see on üldistamine ilmselgelt. Aga lihtsalt, et see kompenseerimine oli ka minus väga tugevalt olemas, nii et ma kasvasin üles siis tüdrukuna, kes mõtles, et ma olen iseseisev, ma teenin kogu raha ise, ma saan kõigega hakkama, ostan kõik asjad endale ise, minust saab karjäärimutt. Nii et läksin veel juurat õppima ja kõik vaatasid nagu peres ka, et one day, üks päev ta saab olema veel midagi suurt. Ja siis kui ma hakkasin aina lähemale jõudma sellele, mida ma tegelikult tahan, kes ma tegelikult olen, siis ma jõudsin lõpuks ka läbi igasuguste teekondade selleni, et tegelikult see ei ole naisele omane. Et kui me võtame naiseliku energia on nagu vesi, ta on voolav, ka joogas on yin ja yang energia, yang on meesenergia, yin on naisenergia ja naiste nii-öelda elemendiks on vesi, ehk siis siuke voolavus, siuke õrnus. Ja mina olin täielikult tuleelemendis, mis on siis mehelik element, et nagu just see siuke põletav ja siuke täidesaatev ja kõike siukest. Et ma olin hästi selles, et mina organiseerin, mina loon, mina teen. Et siiamaani mulle meeldib luua ja meis kõigis ongi naiselik ja mehelik energia, yin ja yang, aga ma olin täielikult kaldunud sinna tuleelemendile üle, kus ma siis tundsin, et mina kontrollin kõike ja kõik peab olema minule allutatud ja mina saan kõigega ise hakkama. Ja kui ma lõpuks mõistsin, et ma tõmbasin sellega ligi mehi, kes ei olnud mehelikus energias, ma pean tõmbama naiselikke mehi ligi, seepärast, et vastandid tõmbuvad. Ma ei anna ruumi mehel olla mees, kui ma olen naine, kes ütleb, ei, ma saan ise selle uksa lahti, siuke feminist, vaata. Sorry, kui sa oled toksilise feminismi pooldaja, aga tänapäeval ma ütlekski selle kohta toksiline feminism, kus naised tunnevad, et nemad peavad kõigega hakkama saama. Laste tegemine on nõme, see on nii siuke allasuruv, et mina olen ju karjäärinaine ja et kindlasti ongi naisi, kellele see sobib ja nii olgu, aga mõelda, et tõeline naine on karjäärinaine, tõeline naine on see, kes saab kõigega ise hakkama, kes ei pea, kellel ei tehta uksi lahti, kes paneb ise oma mantli selga, siis tegelikult mina usun siiralt täna, et minu naiselikkus õitseb kõige enam siis, kui mul on mees, kes kohtleb mind kui printsessi, kes avab mulle uksi, paneb mulle mantli selga, kes kutsub mind välja, teeb mulle välja, kes suudab mind ja lapsi üleval pidada, mitte et see oleks nõue, pean iga asja peale state ima midagi, seepärast, et inimesed on ju niimoodi, et sa ütled ühe lause, siis on välja lõigatud, siis on meedia pealkiri, siis tuleb igasugust jama. Et lihtsalt ma usun, et seal saab naiselik energia kõige rohkem voolata, et naine on see, kes aitab kodu ülal pidada, kes on mehe tegelikult kõige suurem tugi, kust mees saab armastust, kust lapsed saavad armastust ja et seda armastust kõike pakkuda, tema peab olema ka hoitud, ta peab olema turvalises kohas ja mehe ülesanne on siis pakkuda seda turvalisust, tema vajab naise armastust, naise õrnust ja naise hoolt, et see on alati see andmine, saamine. Ei ole nii, et naine teeb kõik ja siis ta ootab veel midagi vastu või mees teeb kõik ja ta ootab midagi veel vastu. Ja lihtsalt kui sa satud kokku mehega, kes on oma mehelikus energias nagu see tõelise alfa mehega, sa näed, ega sul ei ole ruumi öelda, et ei, ma saan ise, ma tahan kõik ise teha, et see mees ei anna sulle seda ruumi ja tal ei sobigi siuke naine, ta tahab õrna naist, ta tahab armastavat naist, ta tahab oma naiselikuses voolavuses vastuvõtlikku naist. Et ma õppisingi andma endale esiteks seda, ma võtan aja, et lihtsalt olla, ma kuulan oma intuitsiooni, ma järgin oma emotsioone, sest naised on emotsionaalsed olendid. Ma järgin oma sisetunnet ja ma luban endale välja teha. Ma luban endale mantlit selga panna ja kui tahagi see hakkas nii hea tunne oli, nagu nii hea tunne oli. Ikka ma muidugi ostan mehele ka ja me tegelikult automaatselt oleme alati suhetes toiminud ka niimoodi, et üks ja teine, aga lihtsalt see moment, kui ta kutsub välja, ta ise ütleb, et ei, ma saan, siis see on nagu... Et ükskõik kui palju mul raha ei ole, mulle ikkagi meeldib see ja mingid lillede kinkimine ja sellised nagu naiselikud asjad ja ma olen lubanud endal täiega olla suure tähega naine ja mitte häbeneda seda, et mulle sellised asjad meeldivad, et ma käisin ju varem jõusaalis ka ja siis oligi, et pumpad seal lihas, oled seal suurte meeste keskel ja ma imestan, et mul nagu hääletämber madalamale ei läinud, et ma olin nii mehelikus energias ja sellega seonduvalt ma tegelikult tegin ka endale tätoveeringu, kus on siis päike ja kuu.
et ma enne olin kogu aeg siukses tuleenergias, mis on siis päikeseelement ja kuu on naiselik pool, et lihtsalt meenutada endale, et sinus on seda mõlemat, sa saad mõlemat. Sa ei pea kalduma ühelt äärmuselt teise. Et tänaseks ma olen väga tugevas kontaktis enda naiseliku poolega ja näedki, kuidas seksuaalsus kõik muutub ja isegi kehavormid muutuvad naiselikumaks ja kõik nagu hakkab muutuma ja see lõputu nagu armastus, et sa võid kõigil jagada armastust ja sa oled lihtsalt siuke kiirgav, siuke armastav energia, mis voolab ühest kohast teise ja kõik suudavad sind nagu vastu võtta sellisena, et see on väga ilus. Kuidas sa toetad oma seda naiselikku nii-öelda puhkemist ja seda olekut, et kas teed mingeid praktikaid või käid kuskil või on mingid kohad või asjad, mis sind nagu toetavad selles? Jooga jällegi, et jooga tegelikult arendab väga meie kehalisi võimeid, aga see meditatsiooni osa seal sees, kogu see liikumine, see hingamispraktika, et see tegelikult loob imelise kontakti sinu kõrgema minaga ja sinu sisemise tulega ja kui sa oled naine, siis sa tunnedki hästi tugevalt seda naiselikku energiat ja kui sa oled mees, siis sa tunned hästi tugevalt seda mehelikku energiat, kuigi nagu meestel ka jooga aitab leida kontakti, kuna mehed on hästi nõrgas kontaktis oma naiseliku poolega, mis ei ole ka kasulik, need pooled võiksid olla tasakaalus, siis tegelikult jooga aitab ka meestel saavutada paremat kontakti oma naiseliku poolega, et lihtsalt see lubamine, et seal sa ka poostis lihtsalt lubad olla endal ja lubad hingata ja lubad minna süviti sinna aastanasse sisse, et jooga kindlasti on suurepärane vahend, nagu kõigeks vist, et muidu ma vist ei tegeleks ka sellega nii nagu kirglikult, aga ma ei tea, ma arvan, et kõik, mis ta nagu tuleb mu seest ja see, et sa lihtsalt lubad sellega kaasa minna, hästi tugevalt naiselik asi on kusjuures intuitsiooni kuulamine, sisetunde kuulamine, sisemine hääl, et ma olen hästi intuitiivne inimene, ma olen eluaeg tegelikult olnud, lihtsalt mõnedel hetkedel elus olen rohkem seda vaigistanud endas, rohkem loogiliselt mõelnud, mis on mehelik energia, loogiline pool, et naised tegelikult võiksid oma sisemist häält kuulda, et me ju teame neid too mingi näidegi, et kus sa nagu kuulasid oma sisemist häält. Me ju teame kõik neid emasi, kes helistavad, kuule, ma ei tea, mu sisetunne ütles, et sinuga on midagi halvasti. Kas sul on kõik hästi, et jah, just juhtus. See, kus ema näiteks, emal on, miks meil on nüüd see antud, see intuitiivne pool ongi seepärast, et üks, mis ma eeldan, kui me olime koopa inimesed, et naine pidi tunnetama ohtu, tal ei olnud, nagu kui tal on lapsed kõrval, ta pidi tunnetama oma sisetunde, kas mul on ohutu sinna liikuda või mitte, kas ma tulen toime, kui ma lähen sinna, kas mu lapsed jäävad ellu, nad pidid ennetama, oletama, eeldama ja selle tõttu neil on see tugevam sisetunne, kuigi meil kõigil on olemas sisetunde hääl, see on harjutamise küsimus. Ja meestel oli palju kergem, et nagu teege sinna, ma võtan selle oda ja ma lähen vaatan, et neil olid nagu tööriistad ja vahendid ja nende tugev keha ja kiired jalad ja kõik oli olemas, et nagu ennast kaitsta võimalusel, et see on mu enda süke, mis mul praegu lihtsalt lampi pähe tuli. Aga jah, et naistel peab olema hästi tugev sisemine hääl, et hoida oma lapsi elus. Tegelikult, et tajuda, mis laps tahab mulle öelda, mis vajadused tal on täitmata ja tänasel päeval meil paljudel on mehed ka nagu väiksed lapsed, et tuleb ka nendega kasuks. Kuule, mul on tunne, et sul ei olnud tööl vist päris, tule ma teen sulle ühe seljamassaaži. Et tegelikult ta tuleb kasuks üldse elus. Mul on näiteks toitumisega täiesti intuitiivne suhe, et ei ole mingit toidu planeerimist, kunagi ma planeerisin grammi pealt oma tomatid, lehtsalatid, kõik asjad, kurka oli grammi pealt kaalutud, et jumala eest oleks neid võrdses koguses süsiveisikuid iga päev grammi pealt, et see ei ole intuitiivne ja see viib sind aina kaugemale su sisemisest häälest. Et täna ma toitun selle järgi, et mille järgi mul isu on, keha ütleb meile ära, keha on nii tark, me ei saa kunagi olema targemad kui meie keha, et sa võid proovida hoida hinge kinni, lõpuks su keha teeb ise oma töö ära ja paneb sind hingama, sa ei saa ennast ära lämmatada. Et samamoodi ka toitumisega, et sa võid proovida ükskõik kui palju olla kehast targem ja järgida mingeid kavasi ja asju, aga tegelikult meie keha teab kõige paremini. Ja siis, kui sa hoidudki oma sisemisest häälest ja pushid mingisugust toitumiskava, niipea kui see kava lõpeb, sul pole ligipääsu sellele või sul pole enam mugav seda teha, siis su keha tunneb, millest tal oli puudust ja ta annab sulle täie laksuga tagasi ja tulevad kõik isud ja mis iganes asjad, et palju kergem ja lihtsam on igapäevaselt järgida oma sisemist häält, see on lihtsalt toitumise näide. Aga ka tihti, ma ei tea, kas sul ei ole olnud niimoodi, et vahepeal lihtsalt, mul autoga sõiteski niimoodi olnud, et
telefonis ei tohiks autoga sõites olla ja ma kunagi ka ei ole, aga vahepeal on see Google Maps näiteks lahti ja näed, et punane, näed, silmanurgast ikka meie keha on nii tark jälle, et ta suudab mitmeid asju korraga jälgida, eriti naistel, näed punane, kollane, roheline, hakkad juba nagu sidurit lahti laskma, vajutama gaasi, vaatad seda mapsi, et ees olevad autod peaksid justkui sõitma hakkama ja mul on lihtsalt olnud see, et mingi tunne paneb mul pidurit ja ma vaatan ette, ees olev auto ei startinudki, ma olin nagu nii lähedal. Ja mul on olnud seda ka, et näiteks tead, et ühesuunaline tänav sõidad ja sinul on peatee ja see ei peaks ju seisma jääma. Aga mingi tunne on, et ümber nurga keegi tuleb sealt, ilma et ta vaataks ette. Või jah, tee peal astumised, et mingid, mul on hästi tihti olnud siukest sisemetunne, nagu justkui püüab sind kinni nagu mingi ingel. Jaa. Selles suhtes on äge neid kuulata, aga ma tean, et väga paljud inimesed on mulle ka öelnud, et mis asi see intuitsioon on, et ma ei saa aru, et kus see tuleb või kuidas ma seda kuulen, vaata, et nagu väga paljud inimesed ei ole kontakti üldse mingi sükse asjaga. Aga kõigil on võimalik see saavutada, sest see on meis kõigis olemas. See kõrgem ühisteadvus. Okei, aga ma mõtlesin, et lõpetuseks võib-olla äkki sa räägid üldiselt naistele, et mis võiks olla mingi 3 sükest asja, mida peaks iga päev tegema, et oleks süke rahu südames? Hävitame siis selle üllatusmomendi, jooga. Nagu päriselt, ma ei tee siin reklaami, et mu jooga videote järgi teeksite joogat või midagi, aga lihtsalt päriselt, kui üks inimene hakkab joogat tegema, siis sealt enam tagasi tavaliselt ei minda, sest olles näinud vanu inimesi, kuidas nad kannatavad igasuguste põlvevalude, seljavalude, kuidas see pärsib elutegevust, liikumisvõimekust, elukvaliteeti igal moel ja tänapäeval ei ole need isegi ainult vanad inimesed, need on 30-ndates, 40-ndates, 50-ndates inimesed ja väga tihti naised, sest neil tekivad seljavalud rasedusega, siis nad kannavad last ühel sellel puusal, teist last teisel puusal, neil läheb selgroog viltuseks. Jooga ennetab kõike, jooga isegi teeb sünnituse hõlpsamaks, sa saad seal avada oma puusi, sa saad juba valmistuda ette nii-öelda sünnimomendiks, et nagu, ta lihtsalt ennetab vananemist, ta ennetab valusid, ta annab sulle sisemise kontakti iseendaga, ta annab sulle aja, kus sa saad mediteerida ja olla endaga, ta õpetab sind sügavalt hingama, pealiskaudne hingamine on suur stressiallikas kehale. Meil jäävad nii paljud organeid, meil jäävad nii paljud rakud ilma hapnikuta, seepärast on mingi siin pinnapeatselt, nagu me hingame ka siis, kui meil on stressi moment käes, võitleja põgene nii-öelda, et see sügav hingamine ja kõik, mis seal joogaga kaasas käib, et see on lihtsalt fantastiline ja ma soovitaks reaalselt igale inimesele igas vanuses. See on see, et kui joogat ei taha hakkad tegema, siis hakkadki vähemalt sügavalt hingama. Jaa, hingamisharjutusi või meditatsiooni, et nagu pöördudagi sissepoole, et inimesed, kellel puudubki kontakt intuitsiooniga, piisab sellest, et sa istud endaga. Pane tähele, mis su seest hakkab kerkima. Sul ei saagi olla kontakti endaga, kui sa ei anna, sa kõnnid kõrvaklapid peas ja sa ei kuulagi ennast. Et me elame nii, eriti meie siin Tallinnas, päälinnas, oleme eriti kiire elutempoga. Mine maale, mine loodusesse ja ole kontaktis endaga. Jõuamegi number 2 juurde. Loodus. Et nii vähe, kui sa ka saad aja, mine kas või kõnni läbi Kadrioru pargi. Võta see moment, et olla puude läheduses, võta varbad paljaks, astu vahepeal muru peale, kuula mere kohinat, vaata taevasse, viska selili, vaata tähti. Loodus on tegelikult kõige maandavam osa meie siin elus üldse, me tuleme loodusest, me läheme loodusesse ja nende tehislike seinte vahel tehisliku valguse käes meie aju jooksebki täiesti errorisse, mis toimub, kus mu toit on, kus mu süda on, kus mu kodu on, et me tegelikult oleme loodusesse loodud. Ja siis äkki number 3 oleks, kuidas ma ütlen eesti keeles, unlearn inglise keeles, kustuta mingi õpitud asi ära igapäevaselt, mingi pisike asi. Me sünnime siia tegelikult väga puhaste armastuskanalitena. Meil on lõputu ligipääs õnnele, väike beebi, ta ei ole kurb, isegi kui ta nutab, ega ta kurb ei ole. Tal on mingi vajadus, millest ta annab lihtsalt märku.
me oleme täisväärtuslikud, me armastame iseennast, me armastame kõiki enda ümber, kõik on perfektne, pole halba ilma, me jookseme läbi porilombi, kõik on perfektne. Kui sa leiad võimaluse kustutada midagi, mida sa oled õppinud ühiskonnad, mis on päh-päh ja mis on halb ja mis on negatiivne, siis sa jõuad aina lähemale sellele pisikesele lapsele, kes su sees peidus on ja kes näeb maailma läbi roosade prillide. Et olgu see kas või see, et meie keha peab nägema teatud moodi välja või et ma olen väärtuslik siis, kui ma pühendan 8 tundi päevas oma tööle või ma pean pakkuma teised inimesed peavad olema õnnelikud sellega, mida mina ütlen või kuidas ma käitun, et kõik peavad aktsepteerima seda. Kui sa hakkad nagu unustama ära seda, et mis sinu juures on õige, mis on vale ja hakkad kuulama, siis hakkadki ka kuulama iseennast rohkem, mis sinu jaoks on õige, mis sinu jaoks on vale. Siis sa jõuad niimoodi samm-sammult, kas või olgu see beebisammudega tagasi lähemale oma tõelise olemusele, kus siis kõik on lubatud, kõik on tore, kõik on hea, sa oledki õnnelik, sa oled puhas, siiras, õnnekanal, sa jõuad selleni tagasi. No väga ilusad mõtted igatahes siin lõpetuseks, et kõik saavad nüüd minna joogasse, õue ja hakata siis kustutama asju peast. Väga huvitavad lähenemised ja kindlasti ma arvan, et tuleks nii mõnegi kasuks. Jah, aitäh, et sa mind siia kutsusid. Ja aitäh sulle, et sa tulid, et soovin sulle palju edu sinu joogakarjääris ja kõiges, mis sa ette võtad, et sära suurelt. Silmadesse. Jah, sära silmadesse ja sära suurelt. Jah, aitäh sulle ja aitäh, et kuulasite mind, võtsite vastu. Aitäh kõikidele vaatajatele ja kuulajatele ja kohtume juba järgmises saates.